Nii, tere veel kord. Minu nimi on Palle, endiselt autoringlusest ja lähme nüüd osa number 2 juurde. Hea uudis on see, et mul on olemas ilusti videod kõigest. Esimeses osas mõned videod olid puudu kahjuks. Ja teise osa üritused, mida ma näitan, on Saaremaa rahvaralli, Saaremaa rahvasprint, Tehvandi rahvasprint, Vasalemma rahvasprint ja Hiiumaa rahvaralli. Lähme asja juurde. Esimesena toimus siis Saaremaa rahvaralli, mis toimus juuli lõpus. Nimi on tal täpsemalt Kihelkonna rahvaralli. Ja sõitsime esimest korda Allaniga. Allan oli minu jaoks siis uus kaardilugeja ja sõitsime Mitsubishi Goldiga. Koostöö läks kohe alguses hästi, selles mõttes kohe klappis. Tegin ise küll mõned vead, aga ei midagi hullu. Ja selles osas oli kõik okei. Natuke otsustasime eksperimenteerida rehvidega. Proovisime ühtesid sellise pehmema külgseinaga odavama klassi rehve, mis olid väga korralikud. Ega ma lõpuni aru ei saanud, et kas need olid head või halvad, aga ühe väikse sõiduvea ma nendega tegin. Ja sellega andsime natuke ka aega ära. Esimene päev saime veel, teisel katsel saime väga kehva rada, hästi treppis, aukus suured sooned ja ei saanud väga pingutada sealt. Stardipositsioon ei olnud meil kõige parem. Ja sealt edasi siis teine päev oli kõik väga hästi peale ühe asja ja me kahjuks, see on mul teine kord, kus selline asi juhtub, aga me pidime sõitma Oriküla paarisraja katset ja umbes mingi 10-20 minutit enne meid hakkas sadama paduvihma. Esimesed autod said selle kuivalt läbi sõita, ütleme keskmise stardipositsiooniga saadi veel enam-vähem normaalset rada sõita. Meie rada oli täiesti vee all, niimoodi, et mingite kohtade peal ei olnud isegi rööpaid näha enam, vaid kõik oli veega kaetud. Kaotasime pool minutit, sellega oligi selle ralli tulemusega head aega põhimõtteliselt. Esimese päeva mingi naljaka spinniga kaotasime ka veidi aega, aga see selleks. Ja seda me loomulikult tagasi sõita ei suutnud ja tegelikult teise päeva lõpus tuli meil ka üks katsevõit. Kindlasti oli veel üks teine koht, äkki oli veel üks teine koht ja kolmas koht. Ühesõnaga meie tempo tegelikult läks päris heaks. Vahenesin ka, parem 2 minut, vahenesin ka. Parem nii järgi töögi, siliti palk. Ja koht jäi lõpuks 4, mis iseenesest arvestades asjaolusid on täiesti okei. Rehvi valik oli enamus rallist ikkagi Michelini soft ja tegelikult oleks võinud nendega kogu aeg sõita, mitte proovida midagi muud. Kindla peale minek nii-öelda. Edasi järgmine üritus oli Saaremaa Oriküla rahvasprint.
ehk siis põhimõtteliselt need samad Saaremaa rahvaralli katsed või üks katse oli siis sprindina eraldi 3 nädalat hiljem. Ja see oli siis nii-öelda nagu tuttav rada juba, küll aga olin ma seda vihmaga sõitnud enne. Ja see üritus ei läinud kõige paremini. Päeva lõpus märkas üks kaasvõistleja, et auto istub imelikult veits. Kuigi päev varem oli kõik nagu üle vaadatud ja kõik oli korras terve. Aga mingi teema oli tagumine vasakamort oli täiesti tühi ja seetõttu tagumine vasaknurk oli ka mingil määral ka all. Jah, ma saan aru, et vedru peaks teda hoidma, aga oli. Vedru oli terve, auto nurk oli all ja ma sõitsin sisuliselt päeva kindlasti 2. ja 3. läbimise sõitsin 3 amordi peal nii-öelda. Sõites väga ei saanud aru, ütlen ausalt. Seal on üks suur trampliin või selline mäelaadne. Sealt üle sõites ma märkasin, et auto ei hoia ennast otse, vaid tegelikult aerutab terve aja paremalt vasakule, kuigi nagu ei teinud midagi selleks. Ja kurvides hästi ettearvamatult ja hästi imelikult auto tagumine ots viskas vahepeal välja. Et ma ei saanud päris täpselt aru, mis toimub, aga fakt on see, et ühte amorti polnud ja kui kaua polnud, seda täpselt ei tea. Aga ma arvan, et võib-olla terve päev ei olnud, võib-olla viimast 2 läbimist ei olnud. Nii, siis toimus selline üritus nagu Kupatamaa rahvaralli. Kupatamaa on spordiklubi nimi ja toimus see Vene piiri ääres täitsa all Haanjast, allpool Luhamaa piiripunkti lähedal. Seal me hakkasime ka juba tegelikult jälle märkasime nagu hoo paranemist. See üritus oli 1-päevane. Hommikul esimesel katsel ei kaotanud 0,5 minutit, vaid kaotasime äkki oli liidrile 14 sekundit, aga teisele kohale oluliselt juba vähem. Võis olla äkki 8 sekundit. Ja see oli tegelikult suur edasiminek, sest tavaliselt see hommikune esimene katse on nõrk koht. Rada meeldis, laiad katsed vaheldusid kitsaste katsetega, suuri vigu ei teinud. Tempo oli täiesti normaalne, kuskil seal 4., 5., 6. olid, ütleme, katsete kohad, aga ajavahed olid väikesed, see on põhiline. Et ei olnud liidriga mingi 25 sekundit ajavahesid, me räägime, enamasti oli mõned sekundid lühematel katsetel, võib-olla pikematel katsetel natuke rohkem, aga need ajavahed olid väiksed ja me olime Mitsubishi Goldiga. Kupatamaa rallil läksin uute Pirelli rehvidega, võtsin K6 jooksu, mis tähendab siis Pirelli mõttes või Pirelli keeles softi. Esimese katse hommikul oli väga külm, paar-kolm kurvi läks aega, et pidamine tekiks, nad olid natuke libedad alguses. Aga sealt edasi enam seda probleemi ei olnud ja jäin väga rahule, et Pirelli väga kvaliteetne ja asi ja väga usaldusväärne, et sõites on kindel tunnega. Kupatamaa rahvaralli lõppes meil 6. katsel katkestamisega, täiesti arusaamatus olukorras, lihtsalt sikaanist välja tulles, suht sirge peal juba ja pooltelje sisemise otsa purunemisega. Legend näpus jala koju.
jäime raja äärde ja jalutasime seal maantee peale ja kuidagimoodi keegi viis meid hooldusparki ja julm projekt oli pärast puksiiriga seda autot seal pärast rallipäeva lõppu metsast ära tuua, et täiesti kott pimedas lõppesse. Et ma ei soovita rahvarallil katkestada, eriti kui on teine läbimine veel ka tulemas, sa pead väga kaua ootama. Autot ei saa vahepeal kätte. Ja nii palju siis kupatama rahvarallist. Järgmine üritus, Tehvandi rahvasprint, mis toimub siis Rullsuusa rajal Otepääl ja hästi eriline üritus. Tehniline, tegelikult raske sõit. Kitsal rajal ja üsna kiirel rajal. Hoiatati juba varem, et see on selline teistmoodi üritus nii-öelda. See oli mu aasta kõige kehvem sõit, kindlasti. Tulemus oli 9. koht. Ja otseselt midagi väga valesti ei olnud, aga refi valikuga natukene ikkagi käkerdasin ära. Et mul ei olnud võtta 4 slick refi ja sellist pehme seguga, nagu seal vaja oleks. Ja siis ma kombineerisin nii, et ma sõitsin slikid ees ja vihmareffid taga. See oli tegelikult viga, sellepärast, et oleks 4 slikiga sõitnud, oleks auto käitunud nagu normaalselt ja ettearvatavalt, aga kuna asfalt oli soe, ilm oli soe ja vihmareff ikkagi selle mõne minuti peale kuumenes üle tegelikult, siis sõidu viimane kolmandik või ütleme, sõidu teine pool auto ei püsinud teel ja see oli üli ebameeldiv oli sõita niimoodi, et sa täpselt ei tea, kas ta peab või ei pea ja kui palju peab ja kus kohas peab. Ehk siis selle piiri peal ma seal sõitsin, vahepeal libisesin seal mööda rajaserva ka auto tagumise otsaga, aga õnneks midagi ära ei lõhkunud ja teilt välja ei pannud. Et uuesti sama komplektatsiooniga ma sõita ei tahaks pigem. Ühesõnaga tulemus 9. koht, üsna õudne ja lähme edasi. Järgmine on Vasalemma rahvasprint, mis ma eeldasin, et võiks mulle sobida ja sobiski. Sinna ma läksin üle hulga aja nüüd Seatiga ja Seat oli selle raja jaoks tegelikult suht nagu loodud. Seal oli selline auklik metsavaheline sõit, treppis rada veits, hästi vahelduv, olid ka kiired lõigud, kruusane, sopane ja lõpus oli kardiraja asfalti ka veel, et kõike. Oli aeglaseid kiireid kohti ja nii edasi ja nii edasi. Õppisin uuesti sõitma. Polnud ammu Seatiga nii-öelda võidu sõitnud, aja peale sõitnud. Ei saanud kõiki käike kogu aeg sisse, ei tundnud ennast alguses kohe nagu väga hästi ka seal, aga 3. vooruks sai päris korda juba, et seal jäi liidriga vahe, kas oli äkki 1,5 sekundit või? Ja 3. aeg oli vist, kui ma ei eksi. Ja nii on. Refid olid, seal ei tohtinud kruusarefiga sõita, muidu oleks sõitnud. Aga refid, mida ma kasutasin, olid vihmarefid ja Brandon Extreme, kui kedagi huvitab. Ja sõitsingi vihmarefidega, need on siis sellised mustriga, pehmeseguga refid ja nendega sai igal pool hakkama, et suht refi valikuga, ma arvan, läks täppi. Ja selles osas ei ole nagu midagi endale ega autole ette heita. Mis juhtus? Õhulugeja pistiksõidu ajal tuli lahti ja läks vastu kollektorite sulas üles. Siuke väike asi. Pöörded
pärast kõikusid ja veits mingisugune imelikult käitus auto tühikäigul, aga samas sõidu ajal muud vahet polnud, kui ühe korra suri hetkeks välja. Ülejäänud nagu oli kõik okei. Ehk siis see nagu tegelikult isegi otseselt vist tulemust ei rikkunud. Ja lähme edasi. Viimane üritus see aasta, minu üks lemmikuid alati. Hiiumaa rahvaralli. Taaskord Allaniga ja plaaniga teha tugev tulemus. Kõik loomulikult plaanipäraselt taaskord ei läinud. Et Seat töötas küll, mootori mõttes töötas ja kõik muu ka välja arvatud, käiguhoovastik. Ja ma käisin ekstra proovimas autot ju enne ka, aga võistlusolukord on teine. Võistlusolukorras käigud sisse normaalselt ei läinud, teine käik eelkõige. Esimese päeva 4 katset me sõitsime selliselt, et esimese pealt teise peale vahepeal sai, või enamasti sai, kolmanda pealt teise peale väga harva sai. See tähendab, et mootori piduriga puhul ei saanud arvestada, et kas see käiguvahetus õnnestub. Ja väga halb oli sõita ja ajakaotust kogunes nagu igal hetkel põhimõtteliselt ja mul on mõned parimad palad on video peal ka. Nagu näiteks linnakatse start. Samuti tuli sõiduviga osaliselt selle tõttu sisse Hausmaa katsel ehk siis kohe päeva teisel katsel. Kus pidurdusmaast jäi lihtsalt puudu, ma olin sunnitud väga kõvasti pidurit vajutama, rattad läksid plokki ja viskas autol tagumise otsa ebastabiilseks ja tegelikult ninast põhimõtteliselt mööda, šikaanis ka veel. Ehk siis täielik kaos oli see esimene päev. Esimese päeva ainus nii-öelda pluss oli see, et me saime esimesel katsel kohe teise aja. Me saime selle nii, et meil tegelikult läks käik mööda ka 2-3 korda selle aja jooksul. Ehk siis ma sain aru, et me tegelikult nagu tempo mõttes võiks olla täitsa nagu kõrges konkurentsis. Edasi öösel me sättisime natuke käiguhoovastikku, seal on võimalik teda tegelikult seadistada ja reguleerida. Ja hästi naljakalt jäi ta paika. Käigukang keskmisest asendist hoidis kõvasti vasakule, nagu oleks kõver või viltu, aga mul oli sellest kõigest suva, teine käik läks sisse. Loomulikult nüüd ei läinud enam kolmas käik väga hästi sisse. Vahepeal läks, vahepeal mitte, aga see teine käik oli olulisem. Ja laupäeva hommikul läksime siis Lehtmaa katsele täitsa teadmata, et kuidas see võistlusolukorras on. Ja oli oluliselt parem kui eelmine päev, küll aga esimesel katsel ikkagi läksid käiguvahetused mitu tükki mööda, aga nüüd oli neid palju vähem ja teine käik läks alati sisse. Tähendab seda, et sai normaalselt sõitma hakata. Aeg oli kehv esimesel katsel, nagu mul alati on.
hommikused esimesed pikad katsed mulle ei meeldinud ja midagi ei ole teha. Kaotasime liidrile mingi 20+ sekundit, väga palju. Katse oli muidugi pikka, 7,2 kilomeetrit, aasta kõige pikem katse. Ja ka sellele järgneval Rattagu katsel oli meil juba liidriga vahe ainult, ma ei mäleta, kas 1,5 või 2 sekundit, ühesõnaga me olime väga lähedal. Ja kolmas käik läks ka nüüd juba sisse ja tunne oli üldse nagu väga hea. Ja sealt edasi oli tegelikult hooaja ilusamad mõned katsed, et me läksime kordusläbimisele sinna samma Lehtma katsele, kus ma kaotasin hommikul liidrile üle 20 sekundi. Ja nüüd sellest samast sõitjast olin ma 8 sekundit ees. Ehk siis ma sisuliselt parandasin iseenda sõitu nagu märkimisväärselt ja me võitsime katse ja rada oli hull muidugi, pidi hästi kõvasti peal hoidma kohtades, kus nagu ei tahaks seda teha. Auto viskas tagus ja loopis ja hüppas, asju pudenes salongis meil kukkus, piduritule plastik kukkus alla ja armatuurist mingid asjad pudenesid maha. Aga asi toimis. Ja tempo oli nii-öelda käes ja järgmine katse oli Rattagu katse ja selle me ka võitsime ja väga tugeva ajaga, see oli 2:07. Võrrelda seda üldarvestuse aegadega, siis sellega võib nagu väga rahul olla, kui kiired nelikveolised sõidavad 2 minuti kanti või nõks alla selle. Et see oli ka aasta üks parimaid katseid, ma arvan, mille aeg kirja sai. Ja sellega on kõik. Järgmisena läksime Tubala katsele pärast lõunapausi. Ja seal saime veel teise koha. Ehk siis jällegi ajavahe, sajandikes oli ajavahe. Ehk siis hoog jätkus ja Tubala katse sellesse aega tegelikult see ei sisaldanud ideaalset sõitu. Seal oli katse algus oli veidi uimane ja üks väike sõiduviga ka. Aga teine aeg,
selles mõttes ei ole midagi nuriseda. Ja siis järgmisel katsel kahjuks sai ralli läbi, sellepärast, et ma tegin väikse sõiduvea, ma jätsin pidurduse natuke liiga hiljaks, taaskord auto pidurdades hakkas vibama, tegime pool spinni, tagurdasin järsult ja tagurdamise pealt läks pool telk pooleks. Ja nii see jäi. Mul on sellest olemas ka video. Ühesõnaga, hooaeg lõppes nii. Kahju, et ei saanud sõita viimast 3 katset. Me olime esimese päeva jamadega kukkunud küll mitmeid positsioone allapoole. Ma ei mäleta täpselt, mis hetkel, kus me olime, aga ütleme, me seal kuskil mingi 6. koha peal umbes platseerusime teisel päeval esimesel poolel. Ja tegelikult teise päeva lõpuks olime me ikkagi 3. kohale päris lähedal juba. Jutt käib sekunditest, et me olime 5., 4. koht oli äkki mingi 3-4 sekundit ja 3. koht oli veel omakorda 3-4 sekundit. Ja oli 4 katset sõita või 3 katset oli sõita. Et kiskus väga põnevaks, jube kahju, et ei saanud lõpuni sõita. Oleks kindlasti tahtnud sõita poodiumi koha peale võidu, sest ajad olid nii-öelda väga hea. Hiiumaa rahvarallil sõitsime ka Pirellidega, millega sai juba Kupatamal nii-öelda algust tehtud. Ja oli küll ilm suht külm, tegelikult Hiiumaal, ma ei mäleta, mis mingi 5, 6, 7 kraadi oli võib-olla ralli ajal. Aga ei, see K6 toimis. Ei olnud probleemi, ei olnud liiga külm selle jaoks. Aga sellega on nii-öelda ülevaade tehtud. Mis veel? Mul on veel paar huvitavat asja. Kuna minu poole on viimasel ajal mitmeid kordi pöördutud, et tahaks ka sõita ja kus saab ja mis variandid on, siis nüüd ma tekitan selle variandi ise, et mõtlesin välja sellise teenuse, mille nimi on Rahvaralli intro pallega. Võib-olla ma seda nime muudan veel. Ja on võimalus tulla Tartusse ja ma juhendan sind, sa saad minu autoga sõita, kas Järiste rajal, Poka rajal või Tigase rajal. Ja istun sul kõrval, võtan aega, annan ka praktilisi nõuandeid ja lõpuks võin ka juhendada, et kuidas, mis autot endale osta ja kus kohast trenni teha ja kus kohast alustada ja nii edasi. Et selline teenus on tulemas ja tegelikult video väljaminemise hetkel autoringlus.ee kodulehel juba on see nähtav. Järgmise aasta plaanide hulka kindlasti kuulub maksimaalselt palju sõita. Tulemuste eesmärk, ma arvan, et oleks aeg rahvarallis poodiumile sõita. Et katseajad justkui nagu õigustavad seda eesmärki. Tahaks terve autoga sõita kindlasti. Rahvasprindis muidugi ka võiks poodiumile sõita, eks ole, valitud etappidel. Tahaks terve autoga sõita. Proovin pöörata rohkem tähelepanu sellele, et ei oleks tulemusi rikkuvaid mingisuguseid totraid vigu, mis tegelikult on võib-olla ennetatavad. Et ootamatus jääb juhtuma, aga see, kui Hiiumaa ralli esimesel päeval stardist minnes käigud sisse ei lähe, siis see tegelikult nagu on enda viga. Et oleks pidanud vahetult enne rohkem testi tegema ja üritama seal autot, see viga nii-öelda kätte saada. Järgmine aasta tahaks kasutada üritustel tegelikult mingit videomeest ja ma vaatan, räägin natukene siin tutvusringkonnas, kes huvitatud on ja prooviks videosid tihedamini teha, sest tegelikult ala on huvitav. Seda on küll raskem kajastada kui ringrada või midagi või drifti, aga ma arvan, et see ei ole vähem huvitav. Kui kellelgi on huvi sellist videoseeriat toetada, siis absoluutselt võtan muga ühendust, sest et operaator igal etapil kaasas ma tõenäoliselt seda täies mahus omavahenditest ei tee. Küll aga loomulikult igal videol võib olla peasponsor. Vastutasuks loomulikult saab kõik võimalikku kajastust. Üks koht on need samad videod,
aga noh, ilmselgelt ega mu auto just ka logosid veel täis ei ole, et ka see võimalus on. Heleroheline sett tõmbab pilku küll, neid ei ole rohkem kellelgi. Ühesõnaga, võta ühendust, kui sa arvad, et selline videoseeria võiks aasta jooksul valmida, igast etapist väike kokkuvõte ja saame äkki koostööd teha. Võidusõidu videosid kindlasti tuleb tulevikus ka, sest et sõita on plaanis ja loomulikult tuleb ka kõikvõimalikke muid videosid. Kui sulle meeldis, siis palun pane like ja vajuta subscribe, sellepärast et sellisel juhul näed sa järgmist video automaatselt palju kiiremini, see tuleb sul avalehel välja ja näevad ka teised. Aga minu poolt on tänaseks kõik. Head aega!